No hei, siin krüptogaraaž ja võiks öelda seda, et selle nädala sellised säravamad uudised on järgmised, et igal pool maailmas tulevad nüüd sarnased regulatsioonid alla. Nii Ameerikas, Euroopas, Filipiinidel, Taiwanis, Austraalias, et kui on vaja ühtseid asju teha, mis on tavainimesele kahjulikud, siis on nad kõik mestis. Ja lugu on siis ka järgmine, et näiteks Venemaal stardib nüüd digirubla 1. septembril, et üllatus, ja siis Venemaa kuulub ju BRICS-i ja BRICS-ist tuleb uudis, et Brasiilia, kes on BRICS-i liige, et tema finantsalustala on Ripple XRP, et ei tea küll, mis ahelas Venemaa digirubla võiks joosta. Ma ei oska selle peale kohe midagi öelda, et äkki Bitcoin. Jaa, Bitcoin on see, võib-olla isegi Ethereum. Jaa, või Monero. Aga privaatahelad, privaatmündid on keelatud juba mitmes riigis, et Jaapan, Filipiinid, Lõuna-Korea, Dubai, seal on täielikult privaatmündid keelatud, et palju õnne teile. Ja Stellar Lumen on see nädal üllatanud meid väga põnevate uudistega. Stellar Lumenil tuleb välja 2 väga suure tähtsusega uudist. Nimelt, Stellar Lumen annab teada, et tal on nüüd privaatahela võimalused, ehk siis tal on privaatkiht, mis tagab selle, et institutsioonide rahad jooksevad märkamatult ja salaja. Teiseks annab Stellar Lumen teada, et tema ahelas on võimalik nüüd kaubelda kullaga, et on ära digitaliseerinud kulda, pannud selle varasalve ja inimesed saavad osta-müüa seda. Ja väikene teadaanne ka teile, et 10 kuud on saanud tasuta tööd teha, siis enamus tegevusest, mis ma teen, on liikunud nüüd üle tasulisse klubisse. Et tasulises klubis on tuhandete lehekülgede viisi uurimistöid, saate uurida, õppida ja hetkel on tasulise klubi maks 30 päeva 50 €. Näed, palju huvitavat asju. Et tšau, pakaa, näeme garaažis.